Kujuta ette, et roomad kõhuli läbi pilkases pimeduses terastoru, mis on vaevu üle 1 meetri lai, 15 kilomeetrit järjest. Hapniku on vahe. Aastakümnete jooksul kogunenud gaasiaurud saastavad seda vähest õhku, mis seal hingata on. Sa kaotad teadvuse, kuid keegi äratab su kiiresti üles. Sinu järel tulevad tosin teissõdurit, kõik taluvad samu tingimusi, kõik on pahased, et sa nende teed blokeerid. Eespool, kusagil, on väljapääs. Ja see on lihtne osa. Niipea kui sa välja ilmud, ootab sind droon, et sind jälitada, enne kui jõuad end koguda. See ei ole ilukirjanduslik teos. Nii üritas Venemaa vallutada väikest, kuid strateegiliselt olulist linna Kirde-Ukrainas. Ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui poleks olnud üht suuremat nõrkust, mille Venemaa oli endast maha jätnud. See võib olla kõige absurdsem lahing Venemaa ja Ukraina sõjas. See hõlmab endas Brežnevi pärandit, enneaegset võidukuulutust, julget esinemist lahinguväljal, jalaväerünnakute arengut mikrotasandil ning ajastut ruud vasturünnakule vasturünnakut. See on Kupjanski lahing. Proloog. Kupjansk on, või oli, väike linn Ukraina kirdeosas, sõjaeelne elanikkond umbes 27 000. Kuid selle strateegiline tähtsus varjutas need numbrid. Esiteks voolab Oskoli jõgi otse läbi linna. Olen siin jõe suuremaks teinud, et rõhutada selle tähtsust hiljem, kuid mõnes kohas kitseneb Oskoli laius Kupjanski südames umbes 25 meetrini. Teiseks ristub see kahe suure maanteega, BB07 ja BB79-ga. Kui liigud läände, jõuad lõpuks Harkivisse. Kui liigud põhja või lõuna suunas, kulged mööda seda joont, mida Moskva nimetab Novorossijaks. See juun on halduslik piir Luhanski oblasti idas ja Harkivi oblasti läänes vahel. See vastab sellele, mida Vene Föderatsioon nimetab rahvusvaheliseks piiriks. Kupjansk on samuti energiatransiidi punkt. 1981 aastal ehitas Nõukogude Liit otse linna põhjaossa gaasitoru, mis oli mõeldud Ukraina varustamiseks gaasiga läbi jaamapunkti, mis asus kohe teisel pool piiri Venemaaga. Pärast Krimmi annekteerimist 2014 aastal lõpetas Ukraina gaasi ostmise Venemaalt. Järgnenud aastatel töötas Gazprom välja plaanid oma poolel piiri asuva torujuhtme osa demonteerimiseks. Ukraina hoidis samal ajal torujuhet jõude. Selle eemaldamine oli kallis ning oli võimalik pöörata voolu suunda ja kasutada torujuhet imporditud gaasi liigutamiseks Euroopast ida poole. Nii nagu asjad olid, lebas umbes 1,2 meetri laiune tühi terastoru vaikselt maa all. Kõik küsimused selle renoveerimise kohta haihtusid 2022. aasta 24. veebruari hommikul. Vladimir Putin teatas sõjalisest erioperatsioonist ning Vene sõdurid hakkasid üle piiri voolama põhjast, idast ja läbi Krimmi. Kui Kiiev püsis kindlalt, siis vastupanu Kupjanskis haihtus. Selle linnapea alistus 3 päeva hiljem ja talle esitati järgmisel päeval süüdistus riigi reetmises. Rohkem kui pool aastat jäi linn Vene okupatsiooni alla, olles Harkivi oblasti ajutine pealinn, kuna Venemaal ei õnnestunud Harkivit ennast vallutada. Siiski tähistas 2022 aasta september Ukraina sügisese vastupealetungi algust. Sinikollased väed kasutasid BB07 maanteed oma idasuunalise pealetungi juhisena. 9. kuupäeval ilmus piirkonda esimene eend. 10. kuupäevaks olid Ukraina väed jõudnud linna. 11. hakkasid nad Oskoli jõe ääres laiali liikuma. 12. oli järg lõunahülja käes. Umbes sel ajal mõistis Kreml, et olukord on sõjaliselt lootusetu ning astus 2 olulist sammu, et lahendada see, mis oli muutumas katastroofiks. Esimene samm tehti 21. septembril, kui Vladimir Putin astus taas teleekraanile ja teatas Vene reservväelaste mobiliseerimisest. Sellest sai kiiresti äärmiselt ebapopulaarne poliitika, nii et Vladimir Putin veetis järgmised kuud seda tagasi pöörates ja asendades värbamissüsteemi vabatahtlike teenistuslepingutega. Teiseks sammuks oli Luhanski, Donetski, Zaporizhia ja Hersoni ametlik annekteerimine Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Selle eesmärk oli anda seaduslik põhjendus Vene vägede saatmiseks nendesse piirkondadesse kaitseks. Tähtis on märkida, et Harkivi oblast, kus asub Kupjansk, ei olnud selle osa, mis muutub hiljem taas oluliseks.
siiski tegi Ukraina edasisi edusamme, kuigi aeglasemas tempos. Novembri alguseks üritas Venemaa hoida kontrolli BB-79 maantee põhjaosa üle. Veel lõuna pool olid Vene väed peaaegu tagasi Luhanski oblasti piirile. See jääb Ukraina jaoks sõja kõrgeimaks saavutuseks. Peale tung jõudis loomuliku lõpuni, kui sügis pöördus talveks. Vim ja Lõrts muutsid pinnase mudaks, mis tegi Ukraina motoriseeritud lahinguplaani teostamatuks. Samal ajal tasus Kremli jaoks ära sadade tuhandete värskete sõdurite mobiliseerimine. Venemaa tugevdas oma kaitset ja Ukraina ei suutnud 2023 aasta kevadel edukat pealetungi alustada. Sõda pöördus taas. Esimene vaatus, rindepealetung. Umbes 2 aastat möödus ilma tõsiste liikumisteta Kupjanski lähedal. Kuid 2024. Aasta lõpupoole alustas Venemaa uut kampaaniat selle linna pärast. Alguses keskenduti peamiselt jõele lähemale hoidmisele ning surve avaldamisele Kupjanskist põhja ja lõuna pool, jättes keskele tühimiku. Kuid 13. novembril tegi Venemaa tugevama käigu, saates 2 soomuskolonni otse linna mööda idakallast. Kui nad sinna jõudsid, hajusid nad linnakeskkonnas laiali ja kutsusid tugevdusi, mis on Venemaa ründeoperatsioonide tavapärane osa. Siiski juhtus see ajal, mil eesliini jalaväe taktika oli valdavalt üle läinud FPV droonide kasutamisele. Tankid ja soomustransportöörid olid kindlaks kujunenud rindel tahaplaanile jäänud, sest droonil oli liiga lihtne hävitada miljoneid dollareid maksvat varustust. Ometi jätkas Venemaa siiski edasi. Miks see nii oli, pole selge. Osaliselt võis see olla poliitiline. Ukraina komandörid uskusid, et Putin oli seadnud Kupjanski vallutamiseks tähtajaks 1. novembri. See tähtaeg oli 2 nädalat varem möödunud ja nüüd tundsid kohalikud komandörid survet enne Putini uusaastakõnet positiivseid uudiseid ette näidata. Teine osa võis olla udu. Rünnaku päeval oli udu tihe ja Venemaa võis üritada selle varjus rasketehnikat läbi viia. FPV droonide operaatoritel ei lähe lahingu keskel nii hästi. Igal juhul see ei toiminud. Ukraina vastas sissetungi ja hävitas soomukid. Järgmise 6 tunni jooksul likvideeris Ukraina jalavägi esimese laine viimased ellujäänud. 2 nädalat hiljem taandus Venemaa linna äärealadelt. Teine vaatus, Kot ja Tib. Kupjanski lahing käis lõpuks Oskoli jõe pärast ja just seal rakendas Venemaa plaani B. Pea meeles, et Vene väed olid juba jõudnud jõeni nii linna põhja kui lõuna osas. Surve taastamine otse keskelt, seekord droonide ja jalaväelastega, looks omamoodi tasku, kus jõgi toimiks viimase komponendina. Jõgi oli endiselt taganemiseks ületatav, kuid see tekitaks Ukrainale siiski logistilisi probleeme varustuse täiendamisel. Teine võimalus, mida Venemaa võiks kasutada, oli Kupjanski tiibadele minek. Selle asemel, et võidelda üle jõe hästi kaitstud linna sisenemiseks, võiks Venemaa kasutada neid jõeosi, kuhu ta oli jõudnud, et rajada läänekaldale 1 või 2 sillapead. Siis võiks ta suruda Kupjanskis kindlustunud ukrainlased pitsitavasse olukorda või ümbritseda linna ja alustada piiramist. See teine võimalus kandis endast tugevat poliitilist sõnumit. Vene seadus tunnustas föderatsiooni osana ainult Ukraina 4 idaoblastid. Nüüd ei lange halduspiirid alati kokku sõjaliselt kaitstava territooriumiga ja see on üks selline juhtum. Kui Kreml kavatses sõda lõpetada nii pea, kui kontrolljoon hõlmab kõiki tema seaduslikult määratletud piire, siis polnud mingit vajadust jõge ületada. Lihtsalt hõivake territoorium kuni jõeni ja kasutage jõge kaitseliinina oma nõude kindlustamiseks. Kupjanski hõivamise jätkamine andis selle asemel märku kavatsusest võtta kogu Harkivi oblast ja võib-olla veelgi rohkem. Lõpuks keskendus Venemaa teisele võimalusele ja eriti just põhjapoolsele marsruudile. 26. novembril väitis Venemaa, et on ületanud Oskoli jõe ja sisenenud ühte asulasse. Kuu lõpus tekkis teine sillapea otse lõuna pool. Selleks hetkeks oli selgeks saanud, mis on Venemaa strateegia ning Ukraina püüdis piirkonda tugevdada. Detsembri alguses õnnestus Ukraina vägedel Venemaa esimesest sillapeast edukalt välja tõrjuda. Kuid jaanuari lõpuks oli Venemaa teise sillapea kindlustanud. Kremlil õnnestus suurema plaani esimene samm. Nad olid edukalt loonud kohaloleku jõest lääne pool.
Järgmise 6 kuu jooksul liikusid Vene väed aeglaselt lõuna suunas, kasutades tavalisi 1- ja 2-liikmelisi meeskondi, et edasi liikuda, peidukohti rajada ja Ukraina droonide eest kõrvale hoida. Juuli lõpuks oli rindejoon nihkunud otse Kupjanski servale. Tõeline lahing oli kohe algamas. Kolmas vaatus. Rünnak ja vasturünnak. Augusti alguses hakkas Venemaa saatma linna neid samu 1- või 2-liikmelisi infiltreerumismeeskondi. See tekitas kohe probleeme Ukraina kaitsjatele, kes selles etapis toetusid edasitungide peatamiseks droonidele. Avatud põldudel on Vene sõdurid lihtsad sihtmärgid. Kui nad on linnas, on kõigel katus peal ja seetõttu muutub kõik heaks peidupaigaks. Ja, kuidagi on droonide tulek muutnud linnalahingute suhtelise raskuse veelgi suuremaks. Siiski jäi alles probleem Vene sõdurite linnakeskkonda paigutamisega. Hullumeelst tormamised avatud aladel ei ole soovitatavad. Ja nii jõuamegi tagasi Brežnevi ajastu torujuhtme saagani. Tuletame meelde, et Ukraina jättis torujuhtme seisma, lootes selle kunagi uuesti kasutusele võtta ega tahtnud maksta selle korraliku demonteerimise eest. Aga torujuhe näis lahendavat Venemaa sisenemisprobleemi. Lihtsalt lasta meestel siseneda turvalisest kohast, roomata ikkellegi maa alt läbi ja ilmuda otse Kupjanski sees. Üks Ukraina ohvitser hindas, et 100 Vene sõdurid proovisid just seda. See strateegia ei töötanud ilmselt kellegi jaoks hästi. Torustikus roomanud sõdurid langesid tardumusse, kui nad roomasid kuni 15 kilomeetrit väljapääsu otsides. Kui nad lõpuks välja tulid, kõndisid nad tavaliselt sihitult ringi, sest nende ajud polnud veel hapnikupuudusest ja sisse hingatud jääkainetest taastunud. Kuid nad kujutasid siiski probleemi Ukraina sõduritele, kes veetsid nädalaid kassi-hiire mängu mängides, püüdes leida viimast väljapääsu, et see sulgeda. Sellegi poolest oli tõsiasi see, et Venemaa oli linnas edusamme teinud ja Kreml oli valmis tähistama. 20. novembril külastas Vladimir Putin läänegrupi komandopunkti ja sai ülevaate kindralstaabi ülemalt Valeri Gerasimovilt. Läänegrupi väed on vabastanud Kupjanski ja likvideerivad nüüd Oskoli jõe idakaldal ümber piiratud Ukraina üksusi. Aga tegelikult see nii ei olnud. Gerasimov väitis, et linn on vallutatud ja kott on täielikult moodustunud. Samas nägi kaart välja selline. Venemaa oli tõepoolest Kupjanskisse sisenenud, kuid linn oli lihtsalt vaidlusalune. Ukraina vägedel Oskoli jõest ida pool oli endiselt võimalus vajadusel taanduda, kuid seda polnud vaja. Vastupidi, Venemaal oli käsil hoopis sügavam struktuurne probleem. See oli jõge mööda lõunasse tunginud ja seal moodustanud väljaulatuva positsiooni. Väljaulatuvad positsioonid on iseenesest head. Tegelikult on need sageli just see, kuidas sa tahad lahingut alustada. Aga sa ei saa neid niimoodi pikaks ajaks jätta. Üllatusmoment on see, mis hoiab meid kokku kukkumast. Ja just siin oligi konks. Vahepeal polnud Venemaa peaaegu üldse edenenud Ukraina sõdurite ümberpiiramisega Oskoli idaküljel. See lõi Ukrainale võimaluse. Kui tungida väljaulatuvasse ossa, siis ükskõik millised sõdurid olid Kupjanski jõudnud, neil poleks enam varustusele ligipääsu. Ja just nii juhtuski. Umbes 10. detsembril variseski Ukraina väljaulatuv osa kokku. 12. detsembril külastas Zelenski linna pea sissepääsu. Taustal oli kuulda elavat tulevahetust. Ta pilkas sisuliselt Putinit, lükates otsustavalt tagasi väite, et linn oleks Vene käes. Kremli esindajad protestisid, väites, et video on tehisintellekti võltsing ning näitasid sellega, et tänapäeva tehnoloogia probleem seisneb vähem valetamise võimaluses ja rohkem selles, et see külvab kahtlust tõe suhtes. Järgnevad kuud keskendusid puhastustöödele, kus mõned nälgivad Vene sõdurid peitusid keldrites nädalate kaupa. Vahele olid pikitud erinevad Kremli väited, et Kupjansk on Vene kontrolli all, ning samuti videod, mis tõestasid vastupidist, näiteks Ukraina lipp lehvimas linnavalitsuse hoone kohal. Venemaa ei suutnud Kupjanskest vallutada. Epiloog. Hoolimata sellest, et lahing on kestnud üle 1,5 aasta, on veel liiga vara seda lõppenuks kuulutada, hoolimata Venemaa ebaõnnestumistest. Salvestamise hetkel asuvad Vene väed endiselt Oskoli jõest lääne pool, linna põhjaosas. Kremli eesmärgiks on endiselt Kupjanski vabastamine ning poleks üllatav, kui tulevikus algab veel üks lahing selle linna pärast. Ja tulevase lahingu tulemuse kohta pole mingeid garantiisid.
2026. aasta aprillis ilmusid meedias teated, et Ukraina sõdurid nälgivad Oskoli jõest ida pool asuvas poolpiiramisrõngas, kuna jõgi on muutnud tavapärased varustamisoperatsioonid keeruliseks. Siiski oli see lahing varajane märk sellest, mis keskpikas perspektiivis ees ootab. Mõni kuu pärast seda, kui Ukraina linna kindlustas, pöördusid üldised territooriumivahetuse näitajad Kiievi kasuks. Ja üks peamisi aluseks olevaid tegureid seal oli Ukraina uued keskmaa droonid, mis on loodud Vene logistika hävitamiseks ning mis lubasid muuta Venemaa edasised pingutused piirkonnas veeli keerulisemaks. Aga sõda möllab edasi. Kui sulle meeldib selline tagasivaade, siis mul on sulle suurepärased uudised. Mul on terve esitusloend neist, mis keskendub peamiselt sõja varasematele etappidele. See on esimene neist, mille olen üle pika aja teinud ja mulle meeldis seda kokku panna. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba homme. Hoia end!